No oleme Ivaga tulnud siia. Iva on ju see, kes võitis eelmine aasta 24 detsember selle loosivõidu nädalaks ajaks siia. Õlled on tal seljakotis ja naudime niisama filma. Teispool on kolm slaavlast, kes kuuleme lihtsalt karjuvad seal slaavi keeles, kes arvatavasti siis litsentsi siia Lõhe jõe peale ei tahtnud osta ja siis läksid teispoole lihtsalt sinna jaepuu, kuidas minna ja püüda või mitte püüda, aga minna ja lihtsalt kalakaitsel arvatavasti ei lähe sinna. See on jube raske teema. Et me just jõudsime ja proovime siit lähme, see on täiesti algus. Et lähme täna, oleme siin täiesti alguse tsoonis, püüame ja homme lähme edasi ja järgmised päevad liigume, eks siis näha ole, mis meist saab ja kuidas läheb. Aga jõle järsku meil tuli ju esimest korda Taanis on -kraad, -2 oli ööl, -3. Päeval on +17 ja öösel on -2. Et eks see näha ole, mis meid toidab. Ilm iseenesest on väga kuldne, et hommikul oli küll väga halb. Me valisime, et me ei tule nii vara välja, sellepärast, et viitsi seda ikka külm oli, ütleme nii, et viitsime õllata, et tulime keset päeva, kell on 12, proovime. Ja ega Iva ei ole, viimane kord Iva vist ütles, et püüdis kala siis, kui ta minu juures siin oli, nii et see on mingi 5 aastat tagasi või midagi sellist. Võtame rahulikult. Eks siis näha ole, kas midagi välja nopime või ei nopi või mis siin saab. Aga vähemalt ilus päev tuleb. Natukene on süüa ka kaasas ja Iva võttis 6 õlut. Talle sellest piisab, ma võtsin ühe Snickers. Ja proovin siin ühte täiesti sükest nagu rohuvaba lanti kuuliga. Ikka oranžikas. Aga arvatavasti need karjuvad seal, et neil on otsas midagi. Omavahel seal räägivad. Kohe vaatame, mis neil siis otsas on. Ja täna on ju valimiste viimane päev, vaadake, et kindlasti valima lähete siis, et Eesti valitsus kõik lubavad ju igasuguseid asju ja aga ma näen selle rohuvaba landi puhul juba suurt probleemi. Nagu te näete, siis jääb nöör siia taha. Selle kuradi konksu taha. Et selle üle küll nagu väga hea meel ei ole. Ja see on juba teist korda 4 vistu puhul. Aga ma panen kohe kandoomspinneri. Kandoomspinneri. Jah, vaadake, et te valite sellepärast, et kui te ei vali, siis jääb valitsus samaks ja siis on teil ikka täitsa perse kellad seal Eestis, ütleme nii. Näha on, et siin on sumbatud. Siin Mel käib. Iva on siin kohe kõrval. Ilm on kuldne. Oleme sattunud kokku mõnede kalamessiga. Nad on ütelnud nulliring. Vesi on suht selge. Mul on siuke kodukootud 20 grammine meps, mepsi stiilis. Mis ta siin sihtinud on? Ma arvan, et ta on jahtinud seda puunurka, aga see on keeruline vise, sellepärast üleval on puuoksad. Kui saaks ta sinna puu alla ilusti, siis oleks ta väga 5+, aga ei saa talle lähedale kuidagi. Sinna puu alla, puu alt läbi saaks, siis oleks väga vinge.
siit ma sain ühe Merika päris korraliku 4,2 kilo. Sest Merikas läheb siit üles samamoodi. Aga ma ei taha sellest landist ilma jääda. Sellel on 2 põhjust. Esimene on see, et mul ei ole nuga ega kääred mitte midagi, ma unustasin maha, nägid need lõid. Lõi siin sama seal ees. Me unustasime noa ja käärid maha, mitte meie, aga mina. No põhiprioriteet oligi ainult õlu, ütleme niimoodi, ega ei olnud. Iva joob väga vähe, ütleme nii. Nii vähese joomisega turisti polegi olnud. No ta pole turist ka, ta võitis selle reisi. Aga midagi saama teha siukse viske, mis on täiesti võimatu, sellepärast, et ma ei tea, kas te näete või näe. Tal on oksad ees, oksad tulevad üles ja lähevad laiali ja ülevalt poolt ma sinna nurka sisse ei viska. Alt on võib-olla ainult 50 centimeetrit vees. Sinna nurka saada tuleksid üle ujuda ja algul need oksad ära saagida sealt. Siis oleks nagu kõik okei. Aga noh, vool on kiire ja ausalt öeldes, ega ma ei näe ka siit täpselt kaugele need oksad lähevad välja, et seal võiks tegelikult päris sügav olla. Ai, sa raisk nägid, see tegin ära selle tee. Et nüüd türa sinna kinni jääda. Tuleb ilusti puu alt läbi. Ja siit tasapisi lähme, täna käime selle esimese otsa siit läbi. Siis täna öösel enam külma ei luba, eile öösel oli samamoodi kõikumine siin kuradi 16 kraadides. Et paistab, et see kalal ei ole just kõige ahvatlevam. Eile öösel oli ka -1,2 ja täna öösel oli -1,2, aga näed, ma sain tehtud selle viske ikkagi lõppkokkuvõttes. Aga jah. Täna öösel oli ka 1,2 ja päeval on siuke 15, 17, 16 reiskis. Ei ole vist kõige ahvatlevam, aga proovime. Vaatame, mis saab. Tipa-tapa lähme siit üles välja. Ja kuidas teil on valimas käidud ja kelle valisite, siis kirjutage siia alla, kelle valisite. Siis ma tean, kes meid vaatab, millised vennad. Peaks mingi peduga ka tegema, panema suur lõhe äkki. Sain suure lõhe. Tomneile pildi panema. Siis vaatate seda ilusti lõpuni. Ja siis lõpus on väike noh, ütleme aprillilali. Aga tegelikult ei tea, päev pole läbi veel. No siin on peldik, nagu te näete. Siuke. Siin on toru. Huvitav, et siin on mingi kuradi 2 toru maasse kaevatud ja elektri siuksed junnid. Võidaks see on mingi elektripost siis või? Ja näed, siin on pink tehtud täpselt puhkamiseks. Pink või? Jah, siin saab paar viset teha. Seal puu all võiks ju olla ideaalne. Tuul tuleb peale. Peab lennutama sinna soppi. Vähisjärg või? Ja, vähisjärg näeb. Tuul on jah.
sinna vahele raisk oleks vaja saada sealt nurgast kuidagi visata. Proovima. Mina vaata, ma teen mõned visked siin. Vesi on ilus puhas muidu. Tuul on päris suureks läinud. Tuul on suur. Puhub tuul. Valge. Oh jah, aga ega ütleme niimoodi, et me võtamegi rahulikult siin. Sest Ivo viimane kord, kui püüdis, oli 6 aastat tagasi või 5 aastat tagasi, kui minu juures käis püüdmas, siis ta oli igati nobereis kala välja kerima. Siis me saime päris palju, aga praegu on lõhehooaeg ja muud midagi püüeda ei pole. Siis juba lubas reis, ma mõtlesin nopa reis. Midagi muud püüda pole, ainult lõhe. Siis tuleb siin pingutada. Vaatab, kuidas läheb. Ei ole midagi. Neljapäeva hommikul varada läheb minema ja neljapäeva hommikul tulevad kohe inimesed, kes tulevad kala või seda kuradi autot ostma, nad ostavad rekka. Siis ma järgmises videos näitan teile rekkaid ka. Aga ma ei tea, ta ostis selle ära juba, ma ei tea, kas ta ütleb sinna said, aga minu asi polegi see. Ta tahtis lihtsalt, et ma võtaksin selle. Võtaksin lihtsalt ta lennujaamas peale, numbrid tulevad minu juurde, aitasin tal välja selgitada, kuidas numbrid saab, võtan ta lennujaamas peale ja viin auto juurde ja paneme käima ja ta sõidab minema. Nii see on. Nii see on. Ja siis on Kudau. Inimesed teevad sporti. Nii see on, jah. Ja siis tulevad veel 2 tükki, kes ostsid autosid, nii et õieti, asi on väga lihtne, millest teie nagu aru ei saa. See on, ütleme niimoodi, et 100 e-maili on päevas ja siis kõik arvavad, et ma peaksin lihtsalt ilma rahata kõike seda tegema. Ja teine külg on see, et kui te aru sellest ei saa, et lõppkokkuvõttes ma võtan selle hinna, mis te mulle maksate, võtan nagunii alla auto. Et see asi peab lihtsalt õieti algama. Mis ütleme niimoodi, et ainult 5 või 2–5% inimestest, kes kirjutab, mulle jõuab see kohale, et auto tuleb minna kõige ennem üle käia, käima panna ja lasta tal töötada nii kaua, kui hakkavad veetembid ja kõik seisma jääma. Et see päris nii ei ole, et ja see maksab 50 kulli, ega siis ma ei lähe sinna tunniks ajaks kuradi hindasid ja asju klaarima teile ilma rahata. Ma sõidan siis terve päev otsa ilma rahata ringi. Halloo, võtke nüüd ennast kokku seal teispool. Kui te tahate autot saada, siis on väga lihtne. 50 kulli, lähen vaatan auto üle, kauplen hinna korda. Ja ongi timmis, kas tahate treileri peale või panna või mida iganes. Et pange ta siis treileri peale või kui tahate järgi tulla, siis on 2 euri. Ma tulen lennujaama, võtan teid peale ja sebime numbrid. Ja sõidate minema siit ja kui aega jääb, siis teeme väikse kalapüügi ka. Aga mitte niimoodi, nagu teie arvate, et kuule, aita need paberid, me oleme siin, kuule, me ei saanud numbreid, kus me numbrid või on paberid. Ega ma ei ole mingi infoliin. Ja mina need autosid ei müü, ega ma sealt mingisugust protsenti nende autode pealt ei saa. Mul on oma elu.
ja ütlen ausalt, kui sul on 50 eurost kahju, et see auto üle vaadata juba, siis sul ei ole mõtet siia lihtsalt tulema hakata. Sest ühe auto pealt ma võtsin 700 euri alla. Sina poleks elu sees seda alla saanud. Oot nõnda nii. Meri on, meri jääb, meri olema peab. Peaks mingi filmitrikki ka tegema. Praegu ma olen siin, teen väikse filmitrikki ka. Väikse filmitrikki ka. Teen selle kaamera sinna. Jep. Näete ise ma ikkagi kuradi filminduses arenenud. Ma vist kunagi olen seda trikki teinud juba või ei ole või? Ma mäletan, võib-olla olen, ma teen nii palju filme. Mul on teine kanal ka, mis jookseb kõrvalt. Et USA kanal. Aga jah, selge, eks ma vaatan. Tahate, siis ma võin näidata teile veel. Siit see püük käib. Niimoodi. Aga mossioonis on vesti, et ma tunnen juba, et mul kehakaal langeb iga sammuga, mis ma siin ühe sammu teen. 2 grammi kukub kohe. 2 grammi kukub kohe. Võt nii on lood. Tee mingi valigu, täna on pühapäev mingi valigu. Üks jookseb seal. Selge, ma panen praegu kaamera kinni. Hästi. Seiklusrikas koht olnud. Keegi on siin päris sees müramas käinud. Ma pean ette vaatab olema siis. Ma olen teatud tuntud seiklustesse kukkuja. Kuna korras ongi üks jalg juba kinni. Ahah. Siin paistab, et on vähe kõrgem jõuda. Enamused, kes jälgivad mind, teate, mis juhtus 2 nädalat tagasi. Saate, ma räägin teile va. Saate naerda. Kes ei ole veel. Kes veel ei tea. Ma läksin Kopenisse kala ära viima. Ja pukisin omale siukse väikse onni. Kohe kädeketi ääres seal. Aga no see oli nii ääres, et ma ei tea, kas seal 10 meetrit oli, see oli kädekett juba. Ja kõik jacuzzi ja värgid, särgid. Noh, väljas. No see kümblus, mis tünn on, vaata siuke. Ma arvasin, et õhtul lähen sinna tünni ja vaatan, naudin, luban ka endale midagi, mida teisel iga päev lubate. Et nagu vaeni inimene. Ja siis, aga kuna ma jõudsin juba nii hilja Kopenist, pime oli. Ja maksin selle eest mingi 130 euri. Lõi hästi. Väga hästi läks. Ja nii pime oli, et ma ei saanud nagu pihta, et kus ma minema pean, sest see nüüd onne oli veel seal. Ja siis ma vaatasin, et ühe onni juurde läks valgustatud tee, hüppasin sellele kohe sappa sellele teele. Läksin ukse juurde, vaatasin, uks oli kergelt lahti ja võti oli ees, ma arvasin, et see, kes selle välja rentis, et see ju siis see tuli ja pani selle tegi ukse lahti mulle, siis ta nägi, et mind ei ole veel pime ka.
Lähen sisse, köök on kõik segamini. Üleval teisel korrusel on voodi, kõik voodilinad ja mingi lõhnab naise järgi seal on ja mingisugune kallis parfüüm raisk, nagu keda oleks kedagi koinitud seal mingit naist. Ma olen siuke püha viha täis väsinud ka, ma veel tellisin söögiga omale, et viitsinud ise midagi tegema hakata, et kohe magama ja hommikul kell 5 panen tagasi. Et türa, lükkasin köögist kõik risukraanikaussi, mis seal oli nii vihane, et raisk türa ei koristanud ära ka, et ma pean nüüd siin lagas olema ja 120 või 130 euri ja viskasin need voodilinad kõik maha sinna ja panin oma ja mul ei tellitud. Need leidsin kapis, oli seal igavene hunnik. Hommikul 5 jõin kohvi ära ja panin sealt minema ja kirjutasin kohe, kui kohvi jõin, et kirjutasin kirja sinna selle mu memmekesele läbi bookingu, et las maksab kõik raha tagasi, et need asjad päris nii ei käi, et koorid 130 euri raiska. Ja mina pean siin linu vahetama ja koristama, köök laga täis, oli mingi 20 pudelit vedelist tühju igal pool. Üle see naine kirjutas vastu, et kuule vana, sa olid üldse vales kohas, et need olid, seal oli mingi mees ja naine, need olid hommikul koju tulnud ja aru ei saanud, mis teema on, sisse murtud või need olid raha tagasi nõudnud, et neile oli kuradi sisse murtud öösel. Nii et ühesõnaga kokkuvõttes võib öelda, et ma käisin Kopenhaagenis, magasin rahulikult mingi teiste vendade pesas, süüdimatult. Ja ongi kõik nii, et nii on ka võimalik ära ööbida. Kui peab lihtsalt õnne olema. Lihtsalt õnne olema. Et ülikõva läks on, kui hommikul ütleme seal mingi ma paljalt muidugi voodis on ja mingi tuss hüppab sisse seal, no ma ei tea, kas ta oli üksi või seda mul ei öeldud, aga noh, ta on minu arust 2 tükki magas, võib-olla oli 2 naist jooma juures, mõtlen 5:30 purjus tulevad sealt Kopenhaageni linna vahelt kuskil, ma paljalt voodis, pesus käinud, kõik super on ja jumala ringi oleks olnud, vaat see oleks nagu jackpoti väitnud, päris nii hästi läinud, aga noh, hästi läks kokkuvõttes ikkagi. Vaat. Nagu selline asja. Meie seiklus jätkub. On paar tunnikest juba püüdnud. Oleme siin veel saanud kokku paari vennaga. Allavoolu ei taha nagu visata tegelikult, ütleme niisugusesse. Aga noh, proovida võib. Korraks, kui otsa tuleb, lähen ujuma, midagi ei ole teha. Aga jah, kahju. Paar tunnikest oleme püüdnud. Kell 12 hakkasime, kell on 2 läbi. No eks meil auto juurde ka kõmpida on, ütleme, mis puusalt panna mingi tund kindlasti. Me oleme päris kaugele tulnud välja. Homme lähme edasi teise tsooni peale. Siis vaata, täna öösel enam külmaks ei lähe. Täna öösel on soe. Võib-olla, noh, ma arvan ise, et võiks nagu 1-2 päeva hoida sooja tempi, et siis hakkaks see kala jälle õieti nagu liigutama ennast, sest see suur rõhu kraadi muutus mõjutab reis, kui läheb ops ära külmaks. Aga noh, vahet ei ole, päev on ikkagi veedet. Ja ta ju nagu nii võitis selle reisi. Ta ju võitis selle, see on ju see, mis eelmine aasta 24 detsember me välja loosin. Ma ütlesin talle küll, andsin võimaluse, et tule kevadel maikuuses, et kui sa kalur ei ole õige, siis maikuuses on rohkem kala. See on merirästik ja kõik heeringus ja värk, et see on lõbus ja ma ju tahtis tulla nii. Siin ta nüüd on, Elisabeth Jõhvi. No, ilusad spood. Siin on türa ilus nurk. Väga ilus nurk. Iva, mitte õlut oled ära joonud?
see vist on poolik alles, on ju? Tubli. Nii vähese alkoholi Lembelis turistiga mul ei olegi vist aastate jooksul üldse käinud nii palju inimesi. Ostsin talle 2 kasti külmutuskappi ja minu arust on järgi võib-olla 10 pütti või midagi sellist. No muidugi ühe veini jäi ka, pool veini jäi ka ära, nii et väga rahulik turist. Väga rahulik turist. No jah, sinna nurga taha tuleks saada, vaata see puu lõpeb ära, selle puu nurka sinna. Paistab ka, näed, voolunurk. Keskel siin on, näed, voolunurk. Seal all arvatavasti on siuke väike põõsastik, kus võiks lõhe vedeleda ja oodata oma aega. Näetan siit. Vist läks. Ah? Ta vist on rihtinud siit seda kohta, näha on. Sealt sinu juurest on jah. Suurema vinkliga, ta on siit äärest viskanud sinna. Siit on ka loobitud korralikult, jah. Siin on sees ka käidud, näed. See näitab, et siit on midagi välja võetud. On sinna maani läinud. Vabatahtlikult sa siia sisse ei lähe. Et see näitab jah, et siit on keegi välja võetud. Aga noh, proovi nüüd saada sinna äärde ilusti. Meil on jälle tuul. Aga saad harjutada. Ei noh, täna ongi siuke hea harjutuspäev, sellepärast et kalalootust on vähe ja aga täna saad natukene viskeid teha, sest nagu sa ise ütlesid, viimane kord sa viskasid ju kui minu juures olid, see on mingi 5 aastat tagasi. Et homme lähme kõrgemale. Homme lähme kõrgemale, siis on juba natukene harjutatud neid viskeid. Ja proovi ikka ühte kohta kogu aeg. Ära kuskile mujale, viska ainult ühte kohta. Sul ei ole mõtet seda illapalla loomist. Võtad selle ühe koha ja leiad selle oma mõttes selle õige koha, kus ta võib nagu lehtida. Ongi. Näed, siin on ka tuuseldatud. Ja on ka näha. Tuuseldanud ju ta on lasknud siit kuskilt sealt roo äärest. Võib-olla, et on saanud, selles on teema. Sest lõhe on ju selline, et sealt, kus sa oled ühe saanud, sealt oled ka teise saanud. Selle teise nurga pealt on näha, et ta on täitsa läinud vette. Vot. Aga proovime, midagi jäägi üle. See on küll niisugune pesuehtne Laisamäe kalapüük. Laisamäe lõhepüük. Istud siin selle kuradi plate peal. On siuke kõrgem. Siin on kõik ära nagu klaaritud. Siin paistab, et keegi on kasutanud seda samat versiooni nagu mina. Sest ma olen selge natuke väsinud. Türane eile õhtul tõesti pootsma nii kuradi poodires. 12,5 kilo, et tõmbasin natuke selja ära. Ja nüüd me oleme siin kuskil 23-24 kilomeetrit käinud juba täisvarustusega. Selge väsib natsa ära, aga ma leidsin sealt näed väga hea selle, väga hea koha. Et kannatab täitsa istudes teha mõned visked, vaadata, et saaks viske õigeks ja sinna kuradi soppi nurka. Ja siis lasta tal selle põõsa alt läbi tulla, ma arvan, et see on ideaalne, aga mina kala olen. Jah, vahet ei ole. Väike aktsent. Et siis ma valiks küll siukse koha, see oleks hea luurata ja oodata, millal vana kaluri lant tuleb ja nina eest läbi.
inimesed tulevad. Ja siin on päris kihvt rada tehtud inimestel, et nad saaksid rahulikult jalutada siin. Kudau? Nad just läksid sinna poole. Tuul jäi vaiksemaks, ma ei tea üldse, mis ta homme teeb. Võib-olla on siuke ilusam ilm, mis läheks lesta püüdma, aga Ivo on siuke häälestatud selle lõhepüügi peale rohkem ja polegi midagi, võibki siin nagu mõned tunnid püüda iga päev ja õlut süüa, sest ta missioon oli ikkagi, kui ta kirjutas mulle, siis puhata, kuna ta on nii üle töödanud ennast igatpidi. Mis saab veel paremat olla, tulla siia lihtsalt puhkama. On ju niimoodi. Õlle jooma ja puhkama ja sööma. Juures ma tegin täna hommikul muna ja värkiga ta ei söönudki, ära paistab, et ta ei söö ka eriti palju. Nii on lood. Aga tee mingi ikka valima. Mingi valimisukse taha, tehke nägu, et te valite, aga siis järge valigi mitte kedagi. Ega seal suurt valida pole mitte ühtegi. Seal lihtsalt reaalselt ei ole valida mitte kedagi. Ma sain ka kutse, et ma pean valima minema või e-hääletamine või mida iganes. Mina ei oska küll mitte kedagi valida. Reaalselt kohe ei oska. Neid läks hästi. See jääb ise. Kummardasin natuke seljas, käis nagu raks läbi. Ma räägin sulle, see Bootsmani tassimine ei ole üldse hea mulle. Kaalub raisk nii palju. Ivo ütles, et tal on 2 kassi kodus, et tema 2 kassi pea ei ole ka nii suur kui Bootsmani pea. Bootsman kaalub jääb päris jõhkrad. Ei ole nahale, ainult süüa taha. Nii on lood. Või selle spinneriga on see teema, et tere, sul on vaja sinna teist poole visata ja putsi, kui ta hakkab sul loperdama, siis sa lihtsalt ei saa teda. Ta ei viska mitte kuidagi välja. Seal on ju ilus nurk. Ma olen ainult ühe viske sinna nurka saanud. Mul oleks vaja sinna vähemalt 20 viset saada. Ülejäänud ei kõiguta mind üldse. Siin keskel väga sile paistab olevat. Seal eespeal oli küll keskel tunda, et oli rohkem midagi põhjas, sükust rohulisust. Aga vahet eel on. Istute seal teispool ekraani, kõigutate jalga või siis kirjutate lolle kommentaare ja mida iganes. Ja lood. Aga mul ei olegi suurt midagi, ütleme nüüd lõpebki. Hooaeg on läbi. Hooaeg on läbi selleks aastaks. Ise saan püüda. Ise saan veel püüda. Mis siin on, paar nädalat on jäänud kuni 30. või 31. Mis see viimane on tsoonide peal. Ja siis mul on vaba luba püüda kuni 15. novembrini. Eks ma kindlasti kasutan ära, aga sinna, kus ma võin püüda 15. septembrini, novembrini. Türa, sinna on ka nii palju maad ja kõmpimist ennem, kui sa sinna üldse saad püüdma hakata.
aga noh, peaks proovima ikkagi. Ei viitsi ka iga päev püüda. Vot nii on lood. Isegi virised on jah. Omaette on hea rääkida ka tegelikult. Mõnus on siuke jätab hea mulje, et sa oled täis tervise juures. Istud, kaamera mängib ja räägid kellegiga, nagu kedagi hullult huvitaks. No tegelikult huvitab, ma vaatan, et 1000 inimest ikka vaatab mu videosid, nii et 1000 inimest on ikka päris palju Eesti kohta minu meelest. Et on ikka päris palju. Noh, just minusugust, vaata, kes ei ole mingi staar ega midagi. Et kui juba 1000 inimestki tunneb mind, kes ma olen, see on juba päris hea ja see on palju, see on mitu protsenti. 0,1% või 1%. Miljoni inimest on, see on üks on ja väga tubli. Teem, kui hästi ma oskan arvutada. Ma ei saa visata, ma ei viska välja sinna. Täpselt, ma tahaks sinna vahele saada, ilusti vahele. Et ta tuleks ilusti sealt põõsa alt läbi. Sest mul ei ole mõtet siin niisama loopida seda. Ma tean täpselt, et ta vahib seal põõsa all ja ongi kõik jutt lõppenud. Ja ma lihtsalt ei suuda seda viset ära teha. Ma võtan kohe oma jõu kokku ja teen selle viske ära. Ja seda ma juba teile ei näita. Nii kaua, kui te laikima ei hakka mu videosid. Kui tuleb 1000 laiki, siis järgmine kord näete selle viskega ära, mis ma sinna vahele teen. Aga nii kauaks mõelge, mis te valesti olete teinud, et seda viset ei näe. Noh, meie seiklus on läbi. Ütleme niimoodi, et täna on läbi. Homme alustame uuesti ja nüüd lähme koju lõhe sööma. Ma teen grilli peal lõhe ja praekartult ja paneissausti ja peeti ja mis sa hing veel tahad, ongi kõik väga hästi. Ma arvan, Iva on oma 6 õlut ka juba ära jäänud selle 4 tunni jooksul, mis me olnud oleme. Aga selge, eks vaatab edasi.